Ja nüüd ma juhatan sisse siis järgmise ettekande, mille kannab siis ette Virtsu kogukonna eestvedaja Jüri Mõniste. Ja tema teema on siis, mis kasu võiks olla omavalitsusel arukast kogukonnast. Jüri Mõniste on Virtsu harrastusmuuseumi juhataja, on väga tarmuka olemise ja kiire jutuga, aga suurema osa oma vabast ajast veedab ta vanavara keskel ja innustab aegade hämarusse vajunud sündmusi välja tooma. Ta on ka Virtsu kooli õpetaja ja mänginud ka Laadateatris Sadama täika ja veab Eestis Virtsu arendusseltsi. Aga arendusselts ei saa vedada ju üksi, tuleb kaasata ka inimesi. Ja nüüd me otsime siis vastust küsimusele, et mis kasu võiks olla omavalitsusel ühest arukast kogukonnast. Et annan siis Jürile nüüd sõna. Nii, tere ka minu poolt siis. Tervitused Virtsust, nii öelda siit ääremaalt või mere äärest, oleneb kus pidi vaadata. Paar sõna endast, räägiti üht-teist ära juba. Tavaliselt ma ütlen enda kohta veel seda, et olen ka pärismaalane, sünd kasvanud, koolis käinud Virtsus. Et see, et ma siin kohaliku eluga tegelen, see ongi loomulik jätk minu meelest. Ja mõni küsib ka, et miks sa teed? Minu vastus on alati see, et muidu läheb igavaks. Ja tegelen olen kohaliku muuseumiga ja kohalik harrastusmuuseum külanaised tegid siin. Ja siis, kui tekkis vajadus, et muuseumil oleks ruume vaja, abi vaja, siis tuli mõte, et külaselts teha. Ja siis, kui külaselts sai tehtud, siis, et seltsile abi oleks vaja, siis tuli mõte volikogus kandideerida, et omavalitsus olen siiamaale volikogus tegev. Ja töötan koolis, õpetan ajalugu, et jõudsin jälle selle juurde tagasi, et kui ajalugu on mul kogu aeg meeldinud, eriti kohalik. Nii, ja endast siis sellest piisab, aga vaatame nüüd Virtsut, et sellise uhke kaardi lasime kohalik Virtsumees joonistanud. Nii, kohe panen. Nii, kas nüüd tuleb see ja nii. Nüüd jõudis. Nii. Nüüd on Virtsu pilt ees. Et siit selle kaardi pealt on hea näha, et kus me asume. Me asumegi tegelikult keset merd. Et alles 100 aastat tagasi olime saar ja siit paistab ka kenasti välja, miks väga paljud ütlevad, et nad on Virtsust käinud, aga väga vähesed on Virtsut näinud. Et see põhitrass läheb põhja poolt siit läbi ja meie reaalne elu jääbki tegelikult lõuna poole veidi. Aga meid see otseselt ei sega. Minu meelest üle suure trassi ongi piisavalt keeruline liikuda, et see olukord on praegu väga okei meil. Ja täpselt nii ongi et kus poolt me vaatame, kui me linna poolt vaatame, et siis me oleme ääremaa, mis iganes alguses väikses vallas, nüüd suuremas vallas, et ega see ääremaa võib lähemale, kaugemale tulla, aga meile meeldib vaadata seda asja mere poolt, siis me oleme mereäärne maa ja see tundub, kõlab hoopis paremini. Ja Virtsust veel nii palju ka, et meil on siin looduskaitsed ümberringi, Puhtu ja Laelatu ja Väinamere hoiuala, nii et me oleme igatpidi hoitud. Nii, aga seltsist. Aasta oli 2004, õigemini 2003, kui külarahvaga rääkides tekkis jutud, et üks asi vajab parandamist, teine ei toimi hästi ja 2003 sügisel võtsime kätte, kutsusime valla esindajad kokku, pidasime ühe koosoleku maha ja peale seda koosolekut siis arutasime omaette ja lahenduse nägime seda, et tuleb külaselts teha. Ja sellega siis 2004 alguses tegime, et kui sa tahad, et koha peal kogukonnas midagi juhtub, siis see tuleb kõigepealt ikka ise kätte võtta, proovida, üritada teha ise midagi.
Ja 2004 moodustasime seltsi ja siis, kui selts oli moodustatud, liikmed olemas, siis tuli välja, et on kohta vaja, kus koos käia. Vallal oli jäänud just vana ambulatooriumi hoone tühjaks, selle saime 1 krooniga ära osta. Just nimelt see on ka selle poolest ka eriline, et me võtsime selle vastutuse kohe, et kui hoone võtta, et siis me tahame seda omale, mitte üüripinna peale, rendipinna peale. Et mina olen seda meelt, et julgeme võtta vastutuse, et see on suur asi. Võtsime hoone omale, aastal 2010 näeb välja selline, on mõlemad remondid tehtud ja momendil on hoone meie oma, nii et see on üks järg, kus edasi liikuda. Kui on vaja, saame hoone maha müüa ja finantse edasiseks tegevuseks. Ja neid tegevusi meil juba jagub. Kui 2004 ostsime seltsimaja 1 krooniga, siis 2014 aastal ostsime mõisatalli 7000 euroga. Mõisatall on sellepärast meie jaoks tähtis, et Virtsus oli kunagi korralik toimiv mõis. 100 aastat tagasi põletati maha kõik ja mõisahooned ka. Aga mõisatallid, mis olid ka mõisa uhkuseks ja tagantjärgi vaatad, et nii suurte pikka kaarestikuga hooned väga palju ei olegi. Et Virtsus väga tähtis hoone. Siin on näha, kuhu me 6 aastaga jõudnud oleme. Et kui 7000-ga ostsime, siis oleme juurde pannud 70 000 ja pilt on praegu selline, et pool maja on katuse all ja katusealust poolt arendame edasi. Esimene ruum on ukse taga, aga tööd käivad kogu aeg tasapisi. Ja küsimus, et miks meil seda vaja on, see on Virtsu jaoks tähtis hoone ja meile on tarvis seda selleks, et muuseumil oleks kodu. Et kui me vaatame ringiga, jõuad ikka jälle selle juurde tagasi, aga miks on muuseum tähtis? Muuseum seob kogukonda, muuseum toob turistid kohale ja selleks, et turistid kohale tuleks, selleks on tarvis puhvetit, selleks on tarvis WC-d, see on omaette ringkäik, et niisama turistid ei tule muuseumit vaatama, sul peavad olema kõik asjad tehtud ja siia majja me üritame need asjad kõik ära mahutada. Maja on suur, alumine korrus 400 ruutu, ülemine 300, nii et arenguruumi meil on. Nii palju siis tallihoonest. Ja Virtsu kultuurielu, see oli ka üks põhjus, miks seda külaseltsi sai tegema hakata. Et aastal 2003 Virtsu oli viisalt kehvas seisus, klubi oli maha põlenud, laululava oli maha põlenud ja kultuuritööd ei toimunud. Ja selleks, et asjaga natukene edasi minna, siis torkisime tagant laululava ehitamist. See ehitati vallarahadega ja ülemise laululava alumise pildi peal üleval on sadamhoone, mis valmis 2018 alles hiljuti. Et see on sellised kohad, kus meie kultuurielu käib lava peal. Ja siin kõrval on üles loetletud põhisündmused. Nendest kõige tuntum on loomulikult merepäev, mida me oleme üle poole sajandi on siin samas Virtsu pargis peetud. Ja kui vähegi saab, eelmine aasta kahjuks jäi küll vahele, aga selle aasta üritame jälle teha, et traditsioon ei kustu nii pea. Ja kolmas meie suur objekt on Virtsu vasallilinnus. See oli ka huvitav leid selline, et ka kohalikud olid väga üllatunud, et meil samas Virtsu poolsaare peal on selline linnus. Tegelikult selline näeb ta välja praegult. Alles 10 aastat tagasi oli ta tunduvalt rohkem maal peidus. Müürinukad paistsid, aga ainult oletatav oli linnuse suurus näha. Ja aastal 2013 võtsime kätte, tegime talgud ja ajaloolane Mati Mandel oli ka abiks ja kui ta hommikul arvas, et linnust ei tohiks kindlasti üles ehitada, et seda pole kunagi tehtud, siis õhtuks oli ta meelt muutunud, arvas, et aga miks mitte. Ja nüüd me oleme seda ehitanud juba 6 aastat ja muinsuskaitse on ka sellest aru saanud, et see on väga vajalik objekt, mis paistab välja, kuhu muinsuskaitse rahad panna. Summad ei ole suured, aga iga aasta tegevus käib ja ta on ka selle poolest meie tulevaseks turistilõksust, ta paistab tee peale välja, ta paistab mere peale välja, nii et see on meie järgmine arengupotentsiaal.
Nii, ettevõtluskeskus. Et sellest me saime ammu aru juba, et puhkust ja lõbu võib olla, aga maal elu kestab nii kaua, kui seal tööd on. Ja kui tööd ei ole, siis tuleb tekitada tööd. Et Arengu Selts võttis ette, algatas ettevõtluskeskuse arendamise. Siin pildi peal on projekteeritud visioon, mida me tahtsime teha. Asjad on teistmoodi läinud. Aastal 2013 algatasime selle, siis vahepeal käisime suvitajaga kohtus. Kohtutöö lõppes loomulikult meie võiduga 100%, seepärast et me nägime ette, et me ei ole millegi vastu eksinud, aga sellel ajal olid toetusrongid mööda läinud ja tänane seis on selline, et ettevõtluskeskuse arendaja mõte oli selline, et üks suur ettevõte ja teised väiksed, et maapiirkonnas sa ei saa suurt ettevõtet teha, sa tulebki väiksed teha. Ja tänapäeval on tänase päevaga seis on selline, et selle koha peal ettevõtluskeskusest ei tule, aga me saime oma 2 unistust kokku panna. Ettevõte ostis kalatehase kompleksi ära, seda lagunevat kalatehast teavad kõik, kes on Virtsust läbi sõitnud, et nüüd tuleb ettevõtluskeskus sinna ja me saame selle laguneva kompleksi korda. Nii et tuleb olla valmis ka muutusteks. Nii, et jutuvärgi oleme palju teinud. Siin on ülevaade meie rahadest circa 16 aasta jooksul. Ei hakanud täpselt välja panema, see ei anna mitte midagi, suurusjärk on tähtis. Et projektitoetused on igast poolt mujalt. Anila toetusgrupp on meie tuulikupark, mis teenib meile toetust. See on ka koostöö kogukonnaga. Peale seda, kui toetusgrupp moodustati, inimesed ei näe tuulikutes midagi hullu enam. Nii, aga suurusjärk on siis selline, et meie ütleme, kui vald annab meile 1 euro, me otsime 4 juurde ja siis 5-ga tegutseme. See on lühidalt kokkuvõttes. Nii, visioonid on meil ammu olnud, seda on näha joonistustest, plaanidest ja sealt tuli ka mõte seesama Rurali projektiga liituda. Kui see pakkumine tuli, esimese hooga mõtlesime, et see meie jaoks liiga võimas, aga siis hakkasime vaatama, mis on meie plaanid. Me oleme neid plaane joonistanud algusest peale, aastast 2004. Ja siin lihtsalt selle uue projekti käigus saab neid plaane kõike rakendada, natukene ringi sõnastada võib-olla. Aga see näitab seda, et meil mõte on olemas. Võib-olla ka see oli see, miks me sinna projekti sattusime. Väike ülevaade Smart Ruralist Euroopa maaelu arendamise programm kogukondadele, et see määratletus on ka jah, et mis kogukond on, et seda võib mitmeti võtta, kogukond on see, kes koostöö toimib. Kandideeris 177, Eestis 14, valiti välja 21 ja visioon ja strateegia kujundamine. Strateegia on meil valmis kirjutatud, aasta lõpuks saame valmis, saatsime ära Euroopasse, Euroopa nüüd vaatab seda ja varsti hakkab meile nõu andma. Momendil veel ei ole tegevust toimunud, aga kohe peaks pihta hakkama, nii et sellel aastal hakkame tegevuste plaani juurutama. Nii, ja siin on siis strateegi põhilised eesmärgid, see on meie visiooni nii-öelda 6 vaala. Ja siin on hästi näha, et nad on ringiratast. Nooled käivad ühtepidi ja teistpidi, nad on kõik omavahel seotud. Ja ilus mõte tuli sellest, et see ratas veereb, siis kui kõik punktid on täidetud. Kui sa 1 punkti ära võtad, siis ratas ei veere, siis ta hakkab lonkama. Et kõige lihtsam, kõige ohustatum praegult on see sama sinine kohalik haridus. Kui hariduspiirkonnast ära võtta, siis ratas ei toimi hästi. Aga see on meie töö ja sellega me tegeleme. Nii. Ja siis milline võiks olla arukas kogukond? Et ongi, et sa näed tervikut. Ja koostöö loomulikult, millest on täna palju räägitud ja ikkagi koostöö on alati kahepoolne, kui mitte rohkem, aga vähemalt kahepoolne. Ja arukas kogukond teab, mis tahab, teab, mida teha. Ja mina ütlen ka, et arukas kogukond on see, kes julgeb teha otsuseid ja julgeb võtta vastutust. Et väga paljud ei julge seda, et see ongi üks eelis, üks põhjus, kuidas saada arukaks kogukonnaks.
Nii. Ja samamoodi, et sa näed asja terviklikult ja siin on sedasi, et kui sa ühte asja arendad, et siis sa neid rattaid, seda kuute vaala, sa pead kõike proportsionaalselt arendama, et ei ole nii, et teeme ühe koha valmis, siis tegeleme teisega. Aga see üks ei toimi ilma teisteta. Ja loomulikult on arukas ka see, kes jälgib, mis teised teevad. Ja on uutele lahendustele avatud. See on eesmärk, seepärast, et nagu ettevõtluskeskusega on meie ajanud jäigalt seda liini, et me lähme sinna, teeme selle ettevõtluskeskusel, kui uued lahendused tulid, siis tegime oma plaanid ringi. Nii, ja koostöö, loomulikult koostöö, jah. Et see käis täna läbi mitmest poolt ja sellest ei saa üle ega ümber, et kui sa tahad kogukonnaga olla igal tasandil, kogukonna sees pead koostööd tegema, kogukonna väljas, kogukonna üleselt ja ka omavalitsusega. Ja siin ikkagi omavalitsusel tahaks hinge peale koputada, et see koostöö on alati kahepoolne. Nii. Ja arukas kogukond arutab kõigepealt oma inimestega. Ja see on nüüd see koht, mis kasu oleks nagu omavalitsustel. Ja arukas kogukond mõtleb, kuidas piirkonda, koostab piirkonna arengukava ja see sama arengustrateegia, mis me momendil teinud oleme. Ja tegelikult see annab ju sisendi omavalitsuse arengukavale, et see on omavalitsuse jaoks valmis paber, mida rakendada edasi, mida kasutada. Et loomulikult arengustrateegiat ei pea üks ühele kasutama, valmis tegema, kõik võtab aega, aga see on võimalus omavalitsusele ja minu meelest seda tulekski omavalitsuse poolt rohkem hinnata sellised kogukondades, kes on suutelised sellist tööd tegema, et toome valmis dokumente, paneme lauale. Nii, aga aruka kogukonna soovid, ootused omavalitsusele. Et rahastamisvõimaluste leidmine, projekti koostamise tugi, et mina näen seda, et suures omavalitsuses, kus on palju selliseid kogukondasi, kus on väiksemad külaseltsi, kus on peaks olema keegi, kes reaalselt tegeleb ainult nende MTÜ-dega, kes aitab otsida välismaised projekte, seepärast, et väga paljud on välismaised fondid, sa ei tea, kuidas need leida, projekti koostamisele kirjutada, projekti kirjutamise keskkonnad väga tihti muutuvad. Just hakkasin kohaliku oma algatuse kirjutama, juba jälle muudetud, et see on tavaline, aga see on lihtne sellele, kes suudab lennult arvata, aga kui sa väga hästi asju ei jaga, siis on raske neid projekte kirjutada. Ja omaosaluse toetus on selline asi, mida omavalitsus võiks anda 100%. Momendil avastasin, et näiteks meil on 10% peab omaosalusest veel ikkagi endal olema. Elame üle, selle väikse raha leiame, aga see on selline nagu naljakas. Ma küsin omaosalust, aga siis ma panen 10% veel ise juurde maksma. Ja mõistmist ja arusaamist, lihtsaid asju, aga tavaliselt lihtsaid asju ongi väga raske saada. Ja toetuste jagamisel olen aastaid üritanud selgeks teha ka seda, et peaks arvestama ka sellega, kui palju projekti raha on kogukond suutnud sisse tuua. Et samas eelnevalt rääkisin, et kui vald annab meil 1 euro, me otsime 4 juurde, minu meelest see on päris hea näitaja. Et seal peaks olema seda ei saa käskida, aga seda võiks märgata. Ja loomulikult kohalikud kogukonnad on need, kes käivad vallast küsimas. Kirjutad, sul on võimalus kirjutada projekte, saada rahataotlust, aga sa küsid. Ja kui sa kogu aeg küsid, siis kohati võib see tüütuks minna. Et vahel võiks ka omavalitsus vastu tulla ja lihtsalt pakkuda midagi. Et siis võib-olla jõuaks kohale, et kohalikud kogukonnad ei ole need, kes ainult raha küsivad.
et nii palju siis minu poolt ja loomulikult arukad kogukonnad moodustavad aruka omavalitsuse. Et kas ta ka teistpidi toimib? Kindlasti toimib, aga alt üles toimib kindlasti. Nii. Ja nii palju siis esituse poole pealt ja meist rohkem on kodulehtede pealt saab näha meile igas pool sellepärast, et kui sa midagi teed, siis sellest tuleb rääkida ja praegu oli hea võimalus sellest rääkida. Nii, ja minu poolt on kõik praegult. Aga nüüd tulevad küsimused. Ja. Suur tänu sulle. Minu arust oli väga hea sinu ettekande lõpulause, et arukad kogukonnad moodustavad aruka omavalitsuse, et see on... Selle poole tuleb igat moodi luua eeldusi, et me sinna nagu jõuaks. Aga on tulnud sellised küsimused. Esimene küsimus, kus saadi tallide ostmiseks vajalik summa? Siin on hea võimalus kohalikul ettevõttel reklaami teha. Aktsiaselts Kaamet andis selle raha meile laenu peale. Kui me rikkamaks saame, maksame tagasi. Hea tingimus. Siis teine küsimus, et kuidas mõjutas arukaks külaks valimine suhteid kohaliku omavalitsusega? See on selline teema, et ega eriti mõjutanud ei olegi, ega sealt poolt ei ole minu meelest seda kahjuks märgatud. Aga meil on aega veel, et nad märkaks. Ja, no loomulikult siis ei saagi siuke madal enesehinnang tekkida, et küla on targem kui omavalitsus, kui nad ei ole seda isegi märganud, et neid on valitud arukaks. Piisavalt vähe. Aitäh. Sellele küsimusele ma vastan ära, et kodukant.ee saab kindlasti kõik slaidid ja pärast kõiki neid ettekandeid vaadata. Kas ja millisel kujul toimib koostöö Lääneranna valla külade vahel? Vaikselt oleme teinud, aga otseselt koostööd oleme üritanud läbi vallaga teha, et oleks mittetulundus aastas korra saaks kokku, et nad räägiks, mis nad teinud on ja mida nad plaanivad teha. Et see on, visalt läheb käima, aga kui seda vähe tagant torkida, see oleks see koht, kus külaseltsid ja kogukonnad saaks rääkida. Et oleme teinud erinevaid pakkumisi, aga võib-olla ka meie ei ole väga aktiivsed sel koha pealt olnud, et omadega nii ka palju tegemist, aga kindlasti on plaanis paremaks muuta seda. Igal juhul organisatsioon on muljet avaldanud ja sellepärast siis katsutakse teada saada ka detaile nüüd juhtimise kohta, näiteks organisatsiooni toimuva juhtimise kohta. Kui palju on teil liikmeid juhatuses ja kui palju on seltsis liikmeid? Juhatuses on 3 liiget ja seltsis on kas viimane arv äkki 40. Et seltsi liikmed ka muutuvad. Et me ei ole vägisi kinni hoidnud, kui inimene ei soovi osaleda, siis kirjutame ta välja. Või näiteks pole aga liikmemaksu tasunud paar aastat, siis kirjutame välja, tulevad uued tegijad peale, et oleme liikumises kogu aeg. Aga suurusjärk 35-40 on see suurus kogu aeg. Praegult võib 40 olla, peast ei tea täpselt. Suur tänu. No seal ilmselt selliseid loovaid inimesi siis jätkub, kellega koos tulevikku planeerida. Siis kuidas olete Virtsus eestvedajaid suutnud motiveerida järjepidevalt panustama ja kas teil on palgalisi töötajaid? Palgalised töötajad on see sama kultuuritöötaja, millest me rääkisime, et meie kultuurielu oli 0. Me suutsime väiksest vallast välja rääkida kultuuritöötaja töökoha, ta on küll poole kohaga, väikse miinimumpalgaga, aga see on kindel koht. Ja juhatus teeb tasuta tööd, kuidas motiveerida, alati võiks rohkem, aastas korra teeme tänulõuna, katame laua, söödame, joodame, muud me ei oska teha. Aga selle sama kultuuritöötaja kohaga või palgalise kohaga momendil on jälle läbirääkimised vallaga või nii öelda
kohati tundub, et see ei ole läbirääkimine, et on ühepoolsed rääkimised, et muretseme selle kultuuritöötaja koha pärast, aga ega ma alla ei anna. Ja aitäh. Ja siis on, on 2 sellist tunnustavat kommentaari tulnud. Väga-väga nõus, et vahel võiks KOV ka ise pakkuda, et toetame teid, kuna näeme, et teie ettevõtmine on nii hea. Ja teine kommentaar, et küsimust ei ole, aga suured kiitust Otepää ja Virtsu esindajatele. Suurepärased ettekanded, väga head. Ja selle inimese arvates siis päevavaated kõige paremad. Nii et väga hea. Nii, aga siis jälle 320 inimest plaksutavad meie ettekandjale ja suur tänu selle hea ettekande eest. Aitäh!